Tere, head veebiülekande vaatajad! Soovin teile kõigile Jumala ligiolu ja armu ja rahu. Vaadates maailmas toimuvaid sündmusi siin meie ümber, siis mul on tunne, et me vajame seda aina rohkem ja rohkem. Oma mõtete ja südamete häälestamiseks jääme väikesele palvehetkele. Meid armastav taevane Isa, me kiidame sind ja ülistame sind, sest sina oled hea ja sinu heldus kestab igavesti. Minu palve praegu on, et sa tuleksid ja avaksid meie südamed, annaksid meile alandlikku meelt ja tahet kuulda sinu häält ning mõista sinu sõna. Juhi seda vaimulikku mõtet, et see võiks tulla meile tarkuseks ja tuua meid ikka sinule lähemale. Palume seda Jeesuse nimel. Aamen. Olen tänase vaimuliku mõtiskluse teemasalmiks valinud salmi Uuest Testamendist, nimelt Pauluse kirjast kolosslastele ja sealt 2. peatükk ja salm 8. Ehk siis Pauluse kiri kolosslastele, 2. peatükk ja 8. salm. Loen selle ette. Vaadake, et keegi teid ei riisuks tarkusõpetuse ja tühja pettuse abil, mis vastavad inimeste pärimusele, maailma algainetele ja mitte Kristusele. Enne kui ma selle salmi juurde täpsemalt tagasi tulen ja seda natukene lähemalt käsitlen, siis ma sooviks alustada väikese jutustusega täiesti tavapärasest igapäevasest elust. Nimelt kujutage ette täiesti tavapärast õhtupoolikut, mis on kohati selline aeg, kus otseselt midagi ei ole käsil, aga samas toimub hästi palju ja vahel õnnestub ka mõni asi ka ära teha. Minul selliste õhtute juurde käib tihtipeale ka internetis ringi tuhlamine ja kuulan YouTube'i keskkonna kaudu midagi, kas muusikat või mõnda jutusaadet. Ja ühel sellisel õhtul, kui ma YouTube'i keskkonnas jälle ringi vaatasin ja otsisin, mida muude tegevuste kõrvale kuulata ja vaadata, siis ma sattusin ühe kristliku laulu juurde. Laul ise oli ilus meloodia, lauljaks oli tõenäoliselt tore naisterahvas, selles mõttes, et laulis ilusa heleda häälega. Kuulasin seda laulu lausa mitu korda järjest ja siis pärast mitmendat korda siis tekkis tunne, et midagi jäi nende laulu sõnade juures justkui pisut kriipima. Ja ühel hetkel ma siis tabasin, et siin laulu refrään äkki sisaldab teoloogiliselt mõnda kahtlast sõnumit. Ja mis siis sellises olukorras ikka teha? Nagu praegusel ajastul kombeks, siis ideede põrgatamiseks ja asjade kiireks analüüsiks on olemas tehisintellekt, mis siis meie eest tihtipeale mõtlemise ja analüüsimise töö ära teeb. Ja nii ma siis otsisin kuskilt need laulusõnad välja ja andsin tehisintellektile ülesande püstituse. Et näe, siin on 2 mõtet laulust, ole nii hea ja analüüsi, et kas nendel sõnadel võiksin olla mingisugust vastuolu piibliga. Tehisintellekt on alati vabivalmis ja nii ma saingi sealt lühikese ootamise peale vastuse, et oled esitanud suurepärase küsimuse, mis puudutab sügavaid piibellikke ja teoloogilisi aspekte. Ja siis lühike vastus oli, et ei, välja toodud seisukohad ei ole vastuolus. Millele siis järgnes ka tegelikult pikem kirjeldus, kus siis tehisintellekt oli ka mingisuguseid piiblisalme välja toonud. See vastus ei olnud päris see, mis ma just ootasin, selles suhtes, et mulle tundus, et see vastus läks natuke nagu teemast mööda. Ja siis tehisintellektiga on ikka see, et tehisintellekt vastab nii hästi, kui hästi on küsimus sõnastatud. Ja siis ma mõtlesin, et ju siis äkki ei olnud mu küsimus nii hästi sõnastatud, et ma siis proovin uuesti.
ja otsisin siis, tegin natuke täiendavat tööd ja andsin tehisintellektile ette siis juba terve salmi sõnu. Ütlesin, et näed, et siin on natukene rohkem konteksti, siin on terve salmi sõnad. Ole hea, proovi uuesti. Tehisintellekt vastas, et tänan, see pikem versioon juba selgitab konteksti ja näitab veel selgemini, et miks siin laulusõnades vastuolusid ei ole. Ja siis jätkas uuesti tehisintellekt veel kord pikema analüüsiga ja otsis välja täiendavaid salme, et oma seisukohti toetada. Ma juba oma peas kujundasin välja arvamust, et äkki ma tõstatan kära seal, kus tegelikult ei olegi põhjust seda teha. Aga otsustasin viimasel hetkel, et ma natukene veel tegelen selle teemaga, enne kui ma oma eluga edasi lähen. Ja vaatan siis, mis on need põhjendused, mida tehisintellekt oma vastusesse toob. Ja siis ma hakkasingi neid piiblisalme, mis seal oli välja toodud, ükshaaval läbi käima. Ja kui ma siis süvenesin nendesse viidetesse, siis ma avastasin, et seal ühte salmi oli tehisintellekt jupitanud, et oli võtnud osa salmi algusest ja siis oli osa salmi lõpust võtnud ja siis oli öelnud, et näe, sobib suurepäraselt kõik piibliga kokku. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, väga tore, tundub nagu hea, aga et ma lähen vaatan siis piiblist ise järgi, et mis see salm seal täpselt on, mis on sinna 3 punkti vahele tegelikult kirjas, et tehisintellekt mulle tervet salmi välja ei andnud. Ja see puuduolev pool salmi tegelikult sisaldas konteksti, mida tehisintellekt arvesse ei võtnud ja muutis kogu selgituse sisu. Ma selle peale siis vastasin tehisintellekti, et kuule, et sa siin tsiteerid küll piiblisalmi, aga sa oled natukene valesti tsiteerinud. Et kui ma vaatan seda kogu salmi tervikuna, et siis on selle salmi mõte natukene midagi muud, kui võtta ainult see jupp, mida sina oled siin tsiteerinud. Ja siis tehisintellekt oli, et sul on tegelikult täitsa õigus sellele puudujäägile viidata, et ma tõesti viitasin sellele salmile lühendatud kujul ja sedasi tõesti muutub salmi rõhk mujale. Et siis see salmi mõte selles vormis, mida tehisintellekt oli kasutanud versus see, mida Paulus siis tegelikult mõtles, need olid tegelikult 2 eri asja. Lühike kokkuvõte on selles, et ühe õhtu jooksul oleks ma saanud peaaegu 3 korda tõmmata. 3 korda on piibli mõistes selline tähenduslik element. Et on ka ju Peetruse loogi puhul on teada, mis juhtus 3 korda. Et me võime lugeda Matteuse 26. peatükist ja salmist 34. 26 peatükk ja salm 34. Tõesti, ma ütlen sulle, täna öösel, enne kui kukk laulab, salgad sina mu 3 korda ära. Et kui võtta nüüd see salm ja panna see ümber tänase jutu konteksti pisut modernsemasse võtmesse, siis selle salmi modernsem versioon võiks olla, et enne kui kukk kireb, satub kristlane internetis 3 korda valeõpetuse küüsi. Muidugi õigem oleks enne magama minna, kui me internetis satume valeõpetuse küüsi. Aga selle jutu valguses nüüd tulles tagasi selle teemasalmi juurde, mis ma alguses lugesin. Teemasalm oli siis Pauluse kirjas kolosslastele, 2. peatükk ja 8. salm, kui keegi soovib seda uuesti välja otsida. See salm oli mõeldud Kolossas elavatele kristlastele hoiatuseks. Kirik, mis oli saanud alguse evangeeliumi kuulutamisest, mis oli kasvanud usus ja armastuses, seisis nüüd silmitsi õpetustega, mis ähvardas nende pilgu Kristuselt kõrvale juhtida. Ja nõnda Paulus siis kirjutabki, et vaadake, et keegi teid ei riisuks tarkuse, õpetuse ja tühja pettuse abil.
Sama salm ühes teises piiblitõlkes kõlab natukene teistmoodi, ma loen selle ka ette. Vaadake ette, et keegi ei püüaks teid lõksu filosoofia ja tühja pettusega, mis põhineb inimeste pärimustel, maailma mõtteviisil, mitte Kristuse õpetustel. Eesti keeles on kasutatud väljendeid riisuks või siis püüaks teid lõksu. Inglisekeelse otsetõlke puhul võiks seal kasutada ka väljendit vangi viima. Ehk siis Paulus maalib pildi vaenlasest, kes tuleb ja viib sõjasaagi minema ja kutsub üles Kolossas elavaid usklikke oma usku kaitsma väliste mõjutuste eest, et nad ei satuks teistsuguse mõtteviisi vangiks. Ja mille kaudu see oht tuleb? Siin salmis on öeldud, et tarkuse õpetuse või filosoofia ja tühja pettuse kaudu. Ma siin nüüd praegu panin need terminid kahest salmist kokku. Paulus ei viita siin igasugusele filosoofilisele ideele või mõtteharjutusele, vaid ta keskendub just õpetustele, mis läksid piibli sõnumiga vastuollu. Kreeka-Rooma intellektuaalses keskkonnas seal oli mitmeid filosoofilisi koolkondi, mis ei olnud ka tingimata oma olemuselt kurjad või halvad. Ja nende propageeritud ideed või sõnumid, need võisid tunduda sügavad, vaimsed, aga need olid lihtsalt vastuolus Kristuse sõnumiga. Paulus ütleb nende kohta, et need põhinevad inimeste pärimusel ja maailma mõtteviisil, mitte Kristusel. See hoiatus, mida Paulus toob, see ei ole tegelikult harukordne piiblis. Seda tegelikult kohtab mitmes kohas. Matteuse 24. peatükis ja 24. salmis ütleb Jeesus ise järgmised sõnad. Sest tõuseb vale messiaid ja vale prohveteid ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik, eksitada ka valituid. Lisaks sellele salmile, mida me eelnevalt analüüsisime, et Paulus kirjutab selliseid mõtteid veelgi. Toon siin näiteks Pauluse teisest kirjast korintlastele peatükist 11 ja salmid 14-15. Sest saatan ise moondab ennast valguse ingliks. Seepärast ei ole midagi erilist, kui ka tema teenrid end moondavad õiguse teenriteks. Ja teise Timoteose raamatust 4. peatükist salmid 3-4 võime lugeda. Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. Kui otsida, siis tegelikult sarnase sõnumiga salme leidub piiblis veelgi. Ja kui piibel kordab mingisugust hoiatust mitmeid kordi, siis see tähendab, et teema on tegelikult tõsine. Me ei tohiks mõtelda, et see hoiatus puudutab kedagi teist, kas mõnda äärmuslikku usulist liikumist või paganlikku sekti, vaid see hoiatus on tegelikult relevantne meile endile ka praegu, sest sellised eksimused on inimloomusele üsna omased. Oma elukogemuse põhjal olen märganud, et meile meeldib omada arvamusliidreid, inimesi, kes kõnelevad enesekindlalt, loogiliselt ja võib-olla ka karismaatiliselt. Ja inimesed kipuvad tihtipeale kohendama oma arvamusi vastavalt nende inimeste seisukohtadele. Ma olen seda eriti täheldanud poliitilisel maastikul, kus inimesed oma vaateid joondavad siis nende jaoks oluliste poliitiliste inimeste järgi. Ja mõnes mõttes tegelikult on see normaalne uskuda inimesi, kes võib-olla ongi mingisuguses valdkonnas rohkem haritud või rohkem asjadega kursis, tegutsevad selles mingisuguses valdkonnas.
ja kui me teame, et nad on mingisugust teemat rohkem õppinud kui meie, näiteks kui me lähme arsti juurde või kui meil on abi vaja juriidilistes küsimustes, siis me eeldame, et need inimesed, kelle poole pöördume, et nemad teavad nendest asjadest paremini kui meie. Ja nii see on ka tegelikult meie kristlikus elus, et mõne inimese mõtteid me võtame tõsisemalt kui kellegi teise omi. Kui keegi esitab seisukoha, mis tundub loogiline, kui keegi ütleb midagi, mis kõlab värskelt või uuenduslikult, kui mingi idee paneb meid tundma, et oleme jõudnud uue valguseni või mõistnud midagi väga sügavat. Et need emotsioonid tegelikult võivad olla väga toredad või meeldivad meile või siis lausa panevad meid tundma teistest erilisemalt. Aga piibel ütleb, et selline lähenemine võib osutuda hukatuslikuks. Jeesus hoiatab, et eksitatakse paljusid ja sealhulgas ka äravalituid. Kuhu me peaksime tegelikult välja jõudma? Selle kohta kirjutab Paulus kirjas efeslastele 4. peatükis ja salmides 14-15. Ja need salmid ütlevad nõnda, et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetuse tuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada, vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea, Kristus. Ehk siis me ei tohiks lasta oma usul põhineda lihtsalt sellel, kes midagi ütleb või kui veenvalt see meile võib kõlada. Meie usu allikaks ja aluseks peaks olema Kristus. Ja oluline on tunda piiblit nii palju hästi, et me suudaksime eristada neid pettusi ja kavalaid sepitsusi, nii nagu need piiblisalmid meile ütlesid, ja selle asemel hoida tõde au sees, nagu see äsja loetud salm seda kirjeldab. Väga praktiliselt tähendaks see järgmiseid asju. Meil tuleks hoida piiblit enda jaoks olulisel kohal. Meil tuleks lugeda seda tervikuna, mitte jupitatult. Me peaksime seda informatsiooni, mis meieni tänapäeval jõuab igast kanalist, kontrollima pühakirja kaudu. Ja lisaks me peaksime palvetama ja paluma Jumala juhatust, et me võiksime nendest asjadest õigesti aru saada. Sest et lõpuks ei päästa meid mitte see, kui originaalsed on meie mõtted või kui modernsed on meie seisukohad, vaid päästab see, kui me püsime Kristuses. Seepärast hoidkem pilk temal. Olgu meie mõõdupuuks mitte kellegi arvamusliidri mõtted, vaid Jumala sõna. Ja olgu meie südame hoiak palvetav, alandlik ja ustav. Ja kui me nii teeme, siis ei pea me kartma, et meid riisutaks tarkusõpetuste ja tühja pettuste abil, vaid et Jumala arm ja tarkus ja ustavus saadavad meid igal päeval. Aamen.